Tere taas, head konservatiivse Harjumaa jälgijad! On meeldiv teid kohata jälle Piltkasti kanali ääres, õngitsemas põnevust, ehk vaatamas või kuulamas iganädalast kokkuvõtet konservatiivse Harjumaa lehel enam populaarsust võitnud postitustes. Tõepoolest, kes soovib, võib nüüd kõrvaklapid kõrva panna, sest meie saade on teostatud nii, et teda saab nautida ka ainult kuulates, nii et silmad tööd tegema ei pea. Aga ka vaatamine pole halb, sest kui te käesolevat saadet ka vaatate, siis võite leida seeläbi täiendavat, aeg-ajalt ka põnevat informatsiooni, mida pelgalt kõrvaga kinni püüda ei saa. Niisiis on aprillikuu esimene pühapäev, 6. aprill, aasta 14. nädala 7. päev ja 2025. aasta 96. päev. Suvi pole enam kaugel. Jaanipäevani on jäänud kõigest 80 päeva. Ja muide täna, aastal 1980 avati Revalis hotell Olümpia. Taanilinnast ehk Tallinnast oli saanud Moskva olümpiamängude purjeregati korraldaja ning sellest hotellist sai Pirita purjespordikeskuse kõrval teine meie pealinna olümpiasümbolites. Aga meil on nüüd aeg taas teha iganädalane kokkuvõte Eesti pulbitsevast siseelust ja keevast välisilmast, pikkides sinna kultuurirosinaid moel, nagu see on tähtsust omavaks tunnistatud konservatiivse Harjumaa lehel tema lugejate poolt. Sellel Facebooki lehel, mis koondab kokku erinevaid mõtteid ja sõnumeid konservatiivsusest, väärikusest, kantuna rahvuslikust vaimust, traditsioonidest, erinevatest rahvuslust austavatest meediaallikatest. Ikka selleks, et oleksite teadlikud, mis toimub rahvuslik konservatiivse maailmavaate ümber, on seda pooldavad või vastustavad. Et kui argipäevased tööd ja toimetused on teid piisaval pinges hoidnud ja te pole saanud jälgida igapäevaselt seda, mis toimub konservatiivse Harjumaa lehel, siis nii saate suhteliselt kiire ülevaate sellest, mis siin on olnud olulised ning märkimisväärsed või mida konservatiivse Harjumaa kogukond on pidanud olulisemaks jooksval nädalal. Sellel nädalal, mille viimasel päeval siis täna ja siin me kohtume, teeme kõigepealt ülevaate ära päevade kaupa, tuues esile igal päeval meie kogukonna poolt olulisemaks peetud uudised. Ja seejärel saagu kõlama taas see üks ja ainus, ehk nädala tegijana esile kerkinud top-uudis, mis oli nädala lõikes absoluutselt kõige loetavam meie lehel. Esmaspäeva kõige loetumaks teemaks sai kõik see, mis tiirles Riigikogu liikme Kert Kingo ümber. See hõlmas nii kohtusaaga lühikokkuvõtet, erinevaid kommentaare, arvamusi kuni selleni, kes tõuseb EKRE Riigikogu liikme Kert Kingo asendusliikmena rahvasaadiku kõrge tööposti otsa. Paljudele lugejatele üllatuseks saab Kert Kingo asendusliikmeks sellest ringkonnast asendussaadikuna Peeter Ernits, kes pole enam ise EKRE liige, vaid kellest saab, vähemalt esialgu, parteitu saadik. Üllatus üllatuseks, kuid see on seaduslik, sest Peeter Ernits osales parlamendivalimistel 2023. aastal EKRE koosseisus. Teisele kohale platseerus samuti endise tippametniku kohtuteema. Kui tähelepanu keskmesse oli sedakorda tõstetud Kersti Kracht. Postituse sisuks oli aga segadust tekitav ja pisut ehk koomilinegi asjaolu, kuidas nimetatud isiku ülepeetud kohtuotsus peaks tõlgendama. Nii näiteks edastas riigi keskne meediaagentuur ehk Rahvusringhääling sõnumi, et kohus mõistis Kersti Krachti tingimisi vangi. Konservatiivide häälekandja Uued Uudised omakorda informeeris oma lugejaid täpselt vastupidisest situatsioonist ehk et Kersti Kracht mõisteti õigeks ja prokuratuur kuritarvitas võimu. Et edastatud info lugejatele oli risti vastupidine, pidi konservatiivne Harjumaa pisikese sarkasmiga esitama küsimuse, et siis kas Kracht mõisteti süüdi või õigeks. Parafraseerides X-Filesi teemat, märkis selle peale konservatiivne Harjumaa, et tõde on kuskil olemas. Päev oli 1. aprill. See on rahvusvaheline naljategemise päev, ka tolapäevaks kutsutuna, mistõttu oli esimeseks sooviks see päev, nii tõsisel saidil, kui seda on konservatiivne Harjumaa, lihtsalt vahele jätta. Kuid nagu ajalugu näitab, on mõned naljad nii tõsised, et algul võib end nagu surnuks naerda, kuid ajapikku võib mingi nali võtta väga häiriva pöörde. Nii näiteks tegid Hollandi poliitikud võllanalja ja võtsid 2001. aastal, teadlikult rahvusvahelisel tolapäeval, vastu seaduse, millega tunnistati õiguslikult ja sotsiaalselt eksisteerivaks ka samasooliste sõprade kooselu. Seegi nimetati seaduse järgi abieluks, ehk vastu võetud seaduse järgi mehed võisid edaspidi abielluda meestega ja naised naistega. Abielu instituut muudeti seeläbi koomiliseks karikatuuriks. See oli niivõrd napakas otsus, et sobis hästi rahvusvahelist narruste päeva tähistama. Nali aga muutus tõsiseks, kui selgus, et naljamehi ja naljanaisi on poliitikas rohkem, kui arvata võib. Nii ei jäänudki Holland esimeseks ning lihtsalt naljategijaks oma vastuvõetud homoabieluseadusega, vaid nendele järgnesid rõõmsa naeratuse ja lastelt varastatud vikerkaarelipuga paljud teisedki äärmusliberaalsed tegijad. Ja nüüd on selle rumaluse sees loputatud juba tervet inimpõlve.
Üle 20 aasta on ju möödunud sellest hollandlaste mõnekümne aasta tagusest naljategemisest ning tolapäeval tehtud rumalast otsusest on saanud sotsiaalne mädapaise, ühiskonda sügavalt lõhestav vihaallikas. Ja ega see lõhestatus enne ilmselgelt ei lõppe, kui perekonna ning abielu absurdne karikatuur taas saadetakse kohta, kus on tema paik, ülemeelikute fantaasiakirjanike ning dramaturgide liivakasti. Küll siis ühiskond ning sotsiaalne elu liigub normaalsuse rüppe tagasi. Aga ka meie lehel sündis asju, mida siiski sai tõsiselt vaadata ning lugejateski palju huvi tekitas. Nii tõusis konkurentsitult kõige loetumaks postituseks konservatiivse Harjumaa enda uudis, mis selgitas, miks Venemaa ei saa vastu võtta USA relvarahu ettepanekut Ukrainas. Tugines see Venemaa asevälisminister Sergei Ryabkovi sõnavõtule. Ryabkov hoiatas, et Moskva ei näe ei Trumpilt ega Ukrainalt signaale, mis võiksid sõjale lõppu teha pärast 30-päevase relvarahu ettepanekut. Meie põhinõuetel, milleks on selle konflikti algpõhjustega seotud probleemide lahendamine, pole kohta, ütles ta. Meie lugejate jaoks populaarsuselt teine artikkel oli Postimehe kaudu tulnud analüüs, kus ajakirjanik Mikk Salu rõhutades muuhulgas, et viimase 4 aasta jooksul on ametisse astunud 5 valitsust, mis viitab Eesti poliitilisele ebastabiilsusele. Ta märgib, et 3 neist valitsustest, sealhulgas Kristen Michali ja Kaja Kallase juhitud, on lähtunud sarnasest poliitikateooriast, teha valusaid ja ebapopulaarseid otsuseid, kannatada ära kriitika ning loota, et majanduskasv ja inflatsioonilangus toovad lõpuks positiivse tulemuse. Salu toob esile, et selline lähenemine pole seni soovitud tulemusi andnud, viidates poliitilisele ummikseisule ja vajadusele uute strateegiate järele. Konservatiivse Harjumaa arvates võiks küsimuse püstitada nii, et mitte ainult strateegia ei vaja muutmist, vaid võimupoliitika tervikuna, mis eeldaks ehk päriselt uusi ja erakorralisi Riigikogu valimisi. Päeva kõige loetumaks postituseks sai taas konservatiivse Harjumaa enda uudis, mis peegeldas suure poliitika sündmusi ehk seda, kuidas rašistlik diktaator otsustas saata ameeriklastega läbirääkimistele kellegi Kirill Dmitrijevi. Uudis tugines CNN teatele, et Putin saadab läbirääkija Washingtoni pärast Trumpi pettumust Kremlis ja uute sanktsioonide ohu ilmnemist, ning selleks läbirääkijaks on Venemaa otseinvesteeringute fondi juht Kirill Dmitrijev. Uudis teatas, et sellel nädalal sõidab Vene delegatsioon Dmitrijevi eestvedamisel Washingtoni, et kohtuda USA presidendi eriesindaja Steve Witkoffiga. Tundub, et eelkõige selleks, et ärritunud Trumpi ja tema meeskonda maha rahustada. Meie lugejate ning jälgijate jaoks olulisuselt teiseks tõusis informatsioon värsketest reitingutest Eesti poliitikateatris. Selles asjaolus pole midagi üllatuslikku, oleme sellest ka varem rääkinud, et reitingud tõmbavad alati tähelepanu. Pigem oli üllatuseks see, et uudisreitingutest ei tõusnud tavapäraselt kõige kõrgemale positsioonile, vaid jäi esimesele uudisele alla märkimisväärselt, enam kui 3 korda, kuid oli siiski teistest uudistest oluliselt loetum. Aga ütlesid värsked reitingud seda, et Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,6%, Reformierakonda 17,8% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,1% valimisõiguslikes kodanikes. Koalitsioonierakondi toetab kokku 20,2% ning opositsioonierakondi 72,5% vastajates. Neljapäeval oli kõige populaarsemaks postituseks konservatiivse Harjumaa lugejate seas Rahvusringhäälingu uudise peegeldus selle kohta, et Ungari lahkub rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Motivatsioonina rõhutati asjaolu, et Ungarit külastab Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes on, nagu ka Venemaa juht Putin, tunnistatud selle kohtu poolt kurjategijaks ning väljastatud on ka vastav vahistamismäärus. Põhjused on aga ilmselt sügavamad. Igatahes teatas Ungari peaminister Viktor Orbani personaliülem Gergely Kuujas, et Ungari lahkub rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Kuujas sõnas, et valitsus algatab neljapäeval lahkumisprotseduuri vastavalt põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse raamistikule. Teisele positsioonile kerkis päeva lõpuks postitus, mis selgitas Prantsuse konservatiivse poliitiku Marine Le Peni võimalusi ja perspektiive peale seda, kui Prantsuse kohus oli ta vastuoluliste asjaolude kohaselt süüdi mõistnud ning seadnud tema peale 5-aastase kandideerimiskeelu. See otsus tähendaks tema poliitikast väljaviskamist, kui jõustuks. Uudises aga edastati, et Marine Le Pen vaidlustas selle. Vaidlustas valimistel osalemist eelava kohtuotsuse ning apellatsioonikohus lubas kaasuse osas otsuse teha hiljemalt järgmise aasta suveks. Tema jaoks positiivse otsuse korral
saaks Le Pen osaleda ka 2027. aasta presidendivalimistel. Reede populaarseim postitus käsitles uudist Ukrainale antavate hävituslennukite küsimust. See oli teema, mille maailmanetti paiskas USA kindral, NATO liitlasväe ülemjuhataja Euroopas Christopher Cavoli. Sõnum lähtus omakorda tema poolt USA senati relvajõudude komitee istungil öeldust. Cavoli tõi välja, et Ukrainal on juba kasutusel teatud arv F-16 hävitajaid. Neid lennukeid kasutavad Ukraina sõjaväelased ja nad lendavad iga päev. Hävitajad F-16 on tõrjunud suure hulga Venemaa tiibrakette ja sooritanud ka hulgaliselt rünnakuid, mille seas eriti pommirünnakuid, rääkis ülemjuhataja. Teisele positsioonile tõusis Postimehe vahendatud uudis selle kohta, et justkui president Trumpi sisering soovitab hoiduda Putinile helistamises. Postimehe artikli kohaselt on Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi lähiringi liikmed soovitanud tal hoiduda telefonikõnedest Venemaa rassistliku juhi Vladimir Putiniga. NBC News andmetel on 2 valitsusallikat märkinud, et Trumpi sisering ei poolda täiendavaid kontakte Putiniga enne, kui viimane nõustub kehtestama relvarahu Ukrainas. Kuigi Trump lubas hiljuti uuesti Putiniga rääkida, ei ole seni ühtegi telefonikõnet toimunud. Aupäeva kõige loetumaks uudiseks osutus NATO peasekretär Mark Rutte teade sellest, et Ukraina kindlasti saab NATO liikmeks. Ta ütles, et lihtsalt see ei saa olema praeguse rahuprotsessi teema. Selle protsessi teema, mida hetkel veab USA president Trump, et peatada venelaste vallutussõda Ukrainas. Päeva teiseks uudiseks populaarsusel tõusis eelteade selle kohta, et president Donald Trumpi vastased kavandavad meeleavaldusi üle USA, et protestida administratsiooni sammude vastu valitsussektori kärpimisel, majanduses, niinimetatud inimõigustes ja muudes valdkonnades. Uudis viitas sellele, et protestide organiseerijateks on oma jõud ühendanud ning seljad kokku pannud Ameerika äärmusvasakpoolsed, äärmusliberaalid, woke liikumiste esindajad ning erinevad vaimsete ja seksuaalväärarengute propageerimisega tegelevad liikumised. Ja nüüd siis see nädala võimsaim meloodia. Kõik nädala uudised on läbi vaadatud, hinnangud antud ja jääb üle vaid viimane kaart mängulauale lüüa, et nähtavale tuua uudis, milline sellel nädalal absoluutses kokkuvõttes oli meie lugejate jaoks kõige tähelepanuväärsem. Selleks postituseks oli, võttes aluseks erinevad interaktsioonid, kommentaarid, meeldimised ja mittemeeldimised, vihased ning naeratavad emootikonid, kolmapäevane uudis diktaator Putini erisaadikust Kirill Dmitrijevist, kes saadeti läbirääkijana Washingtoni pärast Trumpi pettumust Kremlis ja Putinis. Kohtus Dmitrijev Washingtonis Ameerika presidendi eriesindaja Steve Witkoffiga. Olles nüüd aga ära teinud terve töönädala kokkuvõtte ja isegi pisut enam, on siit aeg teile, head konservatiivse Harjumaa jälgijad, öelda tänusõnad. Selle eest, et olemas olete, et vaatate meie tegemisi ja igal moel meid ka toetate. Ühesõnaga, ma tänan südamest kõiki jälgijaid ja püüame Piltkasti kaudu hoida teid olulisematest nädalasõnumitest ka edaspidi kursis. Seega, kui teil pole võimalust päevapoliitikal ning selle kajastusel meie lehel jooksval silma peal hoida, siis oodake ikka meie pühapäevast saadet, kus me kokkuvõtteid nädala osas teeme. Suurema huvi ning võimaluse korral olete alati oodatud tagasi internetiaadressile, mis on ära toodud käesolevaga teie ekraanil, või otsige lihtsalt Facebooki otsingus sõnapaari konservatiivne Harjumaa. Ja on meie jaoks äärmiselt oodatud, et te meile toetust jagate, kas siis kommentaaride, likeide abil või mis veelgi meeldivam, tellite konservatiivse Harjumaa YouTube'i kanalit edasiseks vaatamiseks. See aitab meil areneda paremaks ning veelgi huvitavamaks. Taaskohtumiseni, head sõbrad, järgmisel nädalal.